Tere tulemast vaatama TK Stage G-autoralli Eesti meistrivõistluste Rally Estonia kokkuvõtte videot. Sõideti 8 kiiruskatset Elva Otepää Kanepi tagurpidi esimesel päeval, teine päev Otepää tagurpidi, Elva tagurpidi ja jällegi Kanepi katse. Ja viimasel päeval Kanepi ja Tartu publiku katse, mis oli ühtlasi ka punkti katseks. Kõigepealt käime läbi muidugi EMV1 klassi tulemused, kus võitja näol ei ole jällegi mingit üllatust oodata. Ikka võitjaks Siim Voort, aga teine, kolmas koht on võib-olla natukene üllatuslikumad kui võitja, kuigi poodiumil on need mehed mitu korda varemgi käinud. Kõigepealt aga Siim Voort, kes võttis jällegi domineeriva võidu vahe teise koha sõitjaga 39 sekundit. Võttis ka punktikatset maksimumi ehk siis maksimaalselt 35 punkti jällegi punktitabelisse kirja on minemas. Punktitabelis kasvab sellega Voorti edu juba peaaegu 2 etapi võiduni, 64 punkti on tema vahe teise koha sõitjaga. Ja kuigi Voort on alati kindel võitja olnud, siis temast väga palju rääkida ei ole. Vaatame ka üle Oskar Orav, kes on jällegi võtnud hea tulemuse, sõites Ford Fiesta masinaga 5. koht Rally Estonialt, mis tähendab, et punktitabelis on ta hetkel 6. mis ei ole kuidagi halb tulemus Fordi kohta. Teatavasti ei ole tegemist kõige kiirema masinaga, mis WRC klassis valikus on. Voort väidab küll vastupidist, aga see mees on kiire iga autoga. Vaadates aga meest, kes on kiire kindlasti Toyotaga, on Martti Torm, kes võttis seekord teise koha punkti katselt, samuti teine koht, ehk siis võttis punkte tagasi teise koha just parekult punktitabelis. Nende vaheline vahe on nüüdseks 28 punkti. Martti Torm kindlasti noolimas seda teist kohta ning oleks see tõenäoliselt tal ka juba käes, kui oleks olnud ebaõnnestumist tehnilistel põhjustel Sardiinias. Kui aga tuua välja kolmas autotootja, siis ka Hyundai'ga saab kiiresti sõita. Seda näitas Mario Kroonmäe, kes punktitabelis ise on hetkel 8. kohal. Rallilt seevastu 7. koht ja tublid 14 punkti. Ei ole üldsegi halb tulemus, esi 10 kohtade võtmine toob lõpuks hea positsiooni punktitabelis. Seda me oleme näinud juba mitmete sõitjate näitel, kes stabiilselt häid tulemusi näitavad. Pildis nägime ära ka Kulbilohu rallikrossi raja, mis on mängu suhteliselt täpselt ümber tehtud, aga väljudes Kulbilohu rajalt just parek pildis selle korra 3. koha sõitja punktitabelis teine. Jällegi taaskord Toyota sõitja, punktikatselt samuti 3. koht, ehk siis poodium on täpselt samas järjestuses ka punktikatsel. Tasub mainida, et rallil osales ka tänavune GT-autode meister Risto Kapet. Temal aga kõige parem tulemus ei tulnud, 34. koht ja sellega punkte kirja ei saanud. Kui minna nüüd ralli tulemuste juurde, siis esimene koht Siim Voort, teine Martti Torm, Juss Parek, Sten-Erik Lehtmets tagasi 4. kohal, Oskar Orav, Jürgen Jürisalu, Mario Kroonmäe, Raido Külaots, Joosep Kalmus ja Tormi Talv. Punktitabelis Siim Voort, Juss Parek, Martti Torm, Jürgen Jürisalu, Raido Külaots, Oskar Orav, Sten-Erik Lehtmets, Mario Kroonmäe, Martin Järvekülg ja Erik Kajar. Kolides üle EMV2 arvestuse juurde, siis tuli mõningaid üllatusi, kindlalt poodiumivõtjad poodiumid väljas ja uued tulijad võtmas häid kohti. Kes aga ei ole uus tulija heade kohtade peale, on jällegi rallivõitja Ander Sinimäe, kes võttis 34 punkti ehk siis punktikatselt ainult teine koht. Seda tal võita ei õnnestunud, sellegi poolest head punktid ja kasvatab oma edu punktitabelis, mis on nüüdseks juba kasvanud 29 punkti peale ehk siis peaaegu juba rallivõiduga Ander kindlasti rahule jääb, eriti vaadates, kus lõpetasid tema põhikonkurendid. Kes aga selle ralliga eriti rahule võib jääda, on Rait Jansen, kes võttis seekord teise koha ja ka punktikatse võidu, mis tõstab ta punktitabelis 4. kohale. Kindlasti väga hea esinemine tema poolt. Kiiduväärt on ka see, et Rait Jansen oli nõus teiste sõitjate abistamiseks jagama enda seadet Discordis, ehk siis aitab ka teistel saada paremaks WRC 10 ja saavutada paremaid kohti meistrivõistlustel. Sellist asja on igati hea meel näha ja
kes teab, võib-olla õnnestub ka Rait Jansenil endal võtta koju võit, kaotus Andrile seekord ainult 9 sekundit. Küll aga on vahepeal pilti jõudnud selle korra 3. koha omanik. Punktikatselt küll punkte ei saanud, sellegi poolest hea tulemus ja sõidab tema Hyundai Rally2 masinaga. Punktitabelis Kertin Kävlik 3. kohal ja hoidmas seda suht kindlalt tagantpoolt ja eestpoolt otsest ohtu kummalegi poole ei ole. Praegu tundub asi kindel. Kelle jaoks seekord asi üldse kindel ei olnud, on Karl Reinoja, kes võttis 4. koha ehk siis jäi esimest korda poodiumilt välja. Sellega 20 punkti, punktikatselt sai 2 punkti lisaks. Tähendab see aga seda, et Ander Sinimäe libiseb kaugemale ja midagi ei ole teha. Anderile tundub asi praeguse seisuga suhteliselt kindel. Võib-olla Reinoja suudab ka tulevikus natukene rohkem pinget panna. Seda oleks igati hea näha, võitlust eesotsas. 5. kohal oli seekord mees, kes ei jäänud üldse palju ka Karl Reinojast maha, Theodor Tombach. Kaotus 4. koha Reinojale ainult 5 sekundit ja punktikatselt ka lisaks 3 punkti. Nii et punktides kaotas Reinojale ainult 1 punkti, võttes siis punktikatselt rohkem lisa. Punktitabelis on hetkel Tombach 6. kohal, aga üldsegi kaugel ei ole püüda 4. kohta, aga vahe ainult 8 punkti. Ja siin kindlasti äge võitlus on järgmistel rallidel tulemas. Ehk siis Rait Jansen, Karl-Christian Hansen ja Theodor Tombach. Seda kolmikut tasub lähiajal jälgida. Vaatame ka ralli tulemusi lähemalt. Ander Sinimäe võitja, Rait Jansen 2, Kertin Kävlik 3, Karl Reinoja 4, Theodor Tombach 5, Kusti Muri, Karl-Christian Hansen, Raido Mõtsar, Kalvar Kiik ja Keijo Laanesaar lõpetab esikümne. Punktitabelis Ander Sinimäe, Karl Reinoja, Kertin Kävlik, Rait Jansen tõusmas 4. Karl-Christian Hansen, Theodor Tombach, Kusti Muri, Gabriel Veide, Sten Mürkhain ja Silver Jõhvert 10. kohal. TK Stage Tech e-autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad juba tuleval nädalal Soome ralliga.